annan sõna Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi teadusala asedirektorile, Tartu Ülikooli dotsendile Herbert Viidingule, kes on ühtlasi üks nendest meestest, kes geoloogilises osas eriti palju on oma jõudu ja organiseerivat tööd rakendanud Lahemaa uurimisse ja geoloogiliste probleemide õigeks lahendamiseks praeguse režiimi tingimustes. Lugupeetud ekskursioonist osavõtjad. Kivid on meile muutumatu ja püsiva, igavese ja kõva prototüübiks olnud. Nad on rohkem kui teised looduse objektid pidanud vastu aja katsumisele, pidanud vastu sadadele ja tuhandetele aastatele ja selle tõttu on nad sillaks kaugemast ajast, geoloogilisest minevikust meie päevini ja looduse tõeliseks mälestusmärgiks, õigemini nendele loodusjõududele mälestusmärgiks, mis on neid oma kunagisest kodust, oma kunagisest asumisalast Skandinaavia maadelt, konkreetselt meie rahvuse puhul Soome kaljusest aluspõhjast lahti kangutanud ja siiamaale toimetanud. Meie Eesti territoorium, eriti aga Lahemaa rahvuspark, on sellistest loodusmälestistest väga rikas. Suurte kivide ja tihedate kivikülmide rikkus ja rohkus Lahemaal on kahtlemata üheks Lahemaa eripäraks, mille poolest meie rahvuspark ei leia analooge maailmas. Sellepärast, et võime praegu kinnitada kõige suuremad rändrahnud, kristallsetest kivimitest koosnevad kivid on koondunud meie Eesti territooriumile, eriti just Põhja-Eesti ranniku aladele, praeguse rannajoone lähistele ja kõige arvukam on meil neid jääaja tõelisi mälestusmärke leida siin ümbruskonnas. Kui me teeksime statistikat, püüaksime kokku võtta andmeid suurte silmapaistva suurusega kivide kohta, rändkivide kohta kogu Põhja-Euroopa jäätumisalal, mis ulatub Dnepri ja Doninõuni ja Lõuna-Saksamaa, Saksamaa tasaste aladeni, Alpi mäestiku piirialadeni ja Taani territooriumi hõlmab enda alla, siis selle hiiglaslikul alal võime hiidrahnude arvu umbes hinnata 55-le. See ei ole kaugeltki mitte täielik statistika, vaid tugineb kirjandusandmetele, olemasolevatele materjalidele. Hiidrahnudeks aga me loeme selliseid kive, selliseid rändkive, mille ümbermõõt on vähemalt 30 meetrit või mis oma kõige suurema mõõdu poolest, pikkuse poolest on vähemalt 10 meetri piiril või üle selle. Selliseid rahnusid, hiidrahnusid võime hinnata praegu Põhja-Euroopa jäätumisalal kuskil 55 ringis. Ja kui küsida, kui palju siis sellest, mis pakub erakordselt huvi oma suuruse poolest, jääb Eesti territooriumile, siis võime öelda 50 on nendest meie päris osaks, meie rikkuseks, meie uhkuseks. Lahemaale jääb hiidrahnusid 8. See on
aga rahnude hulk, mis oma ilu poolest on kahtlemata esikohal, kuigi mitte suuruse poolest ei ole Lahemaale antud ühtegi, mis jääks esimese 3 hulka. Minu käes on olemas statistika, kus ma olen püüdnud kokku võtta ja mingisugusel printsiibil edetabelisse seada hiidrahnude järjekorra, siis lubage võib-olla kõige põgusalt nimetada meie kõige suuremaid